Järgnevalt läheme sauna, me hakkame rääkima eestlaste leiutatud saunumist, mis teeb saunamaailmas tõeliselt revolutsiooni. Kõigepealt saunum on Eestis leiutatud, Eestis disainitud, Eestis toodetud uus innovatiivne keris. Saunum tegelikult taas loob traditsioonilise, ajaloolise, algupärase sauna kogemuse, elamuse suure kivimassiga keris, mis siis on suuteline terve sauna või reiliruumis ühtlase temperatuuri, ühtlase õhu looma. Ja siin ongi võib-olla see, et meil siin oma tootevalikus on kohe näha, et on suurema kivimassiga, väiksema kivimassiga kodu spa-keriseid. Mis kõige olulisem on see, et kõikidel seadmetel on õhu tsirkuleerimisfunktsioon. Et ta peab õhu ringi käima saunas. Just, Jaanus. Nii on, et ta võtab peale leili viskamist kuuma õhu lae alt ja viib selle alla põrandale, kus siis see soe õhk uuesti üles tõuseb ja niimoodi tegelikult toimubki siis sauna temperatuuri ja sauna õhu siis ühtlustamine. Kui ma endal nüüd saunumit tahan korterisse või majja, kas selleks tuleb täiesti uus sauna ehitada? Ei, selleks ei pea ehitama uut sauna. Piisab sellest, kui täna olemasolev keris välja visata ja siis saunumi kerise asemele panna. Et meie kerisega tegelikult saab ju luua mitu erinevat funktsiooni sauna. Et meile meeldib mõelda, et meil on selline 5 ühes keris tegelikult. Et lisaks tavalisele leili funktsioonile on meil võimalik sanaariumit teha. Mis asi? Sanaariumit. Ehk siis, et see on ühetaoline madala temperatuuriline saun. On võimalik aurusauna teha, on võimalik aroomisauna teha ja tegelikult me ütleme, et jutumärkides tegelikult on võimalik ka soolakambrit teha. Et seal all olema sellised soolakivid? Just. Aga räägime nüüd natukene ka saunumi tootevalikust, mis teil siin näidisruumis on, et see on üldse seina sees? Jaa, tegelikult need 3 seadet siin ei olegi kerised, need on sisekliimaseadmed. Töötavad 60 vati pealt, sobivad vanadesse talusaunadesse, sobivad puukeristega. Et need on sisekliimaseadmed, need ei ole kerised tegelikult. Aga tööpõhimõttel laias sama nagu nendelgi siin kivid. Täpselt samamoodi, et ülevalt kuum õhk sisse, alt jahedam õhk segatakse ära seadme sees ja väljutatakse läbi soolapallide ja või siis läbi aroomikausi. Liigume edasi, kes tahab nurka suuremad, selline võimalus olemas? Need on suurematesse kodusaunadesse või spaadesse, mõndades spaades meil on olemas ka Lembituspaas, Viimsi spaas, päris paljudes kodudes ka juba, et kui saun on ikkagi 12, 13, 14 kuupmeetrit, siis tegelikult juba sealt soovitame panna selle kerise. Siis on primary keris, kohe jõuame siia tagasi, meil nii-öelda see disainkeris, mis võitis ka Eesti disainiauhindade tööstusdisaini kategoorias auhinna. Ja siis praegu ütleme, et kõige populaarsem keris, mis meil on primary keris, et seda nüüd siin, ma arvan, Eestis on 1000 kodus. Lausa niimoodi? Ja seda on päris palju, et see on suure kivimassiga, sobilike mõõtmetega, hästi mahub kõikidesse saunadesse ja tagasiside on olnud see, et väga mõnus, pehme, pikk leil ja eriti veel, kui ta on kombineeritud siis meie selle õhu ringiajamisega, et siis see on nagu sükene, mille kohta on ainult kiidusõnu olnud siiamaani. Jutt on tõepoolest isu tekitav, aga mis seal ikka, viskame siis ka saunumi leili. Ja ega siis saunas ei käida üksin, saunas käiaks ikkagi heade inimestega. Mina olen täna sauna tulnud Andrusega, kes on saunumi looja. Ja see saun nüüd mille poolest siis teistsugune on? No saunas on selline lisa, et siin temperatuur on ühtlane pealast jalatallani. Ehk saunu funktsioon nüüd võtab ülevalt kõige kuumema õhu. Ehk siis sealt? Ehk siis siit ülevalt, jah. See antud meie premium kerise puhul on siuke kitsas korsten, võtab sealt ülevalt ja kõrvalt võtab sealt alt. Ehk seda alumist õhku saad reguleerida. Ehk ta segab need õhukihid ära, et ei tekiks sellist, ka sul on ilmselt saunas keegi kunagi peale puhunud, eks ju, see on päris valus kogemus, tekib siuke kuum tuul, et vältida siukest kuuma tuule tekkimist. Sa leili viskad, siis tegelikult see veeaur läheb kõik lakke ülesse ja veeauru sees on tegelikult suhteliselt vähe hapnikku hingata. Sellepärast näiteks astmaatikutel ongi raske saunas käia ja meiesugustel tavainimestel, kellel meil astmaprobleeme ei ole,
tekib tavaline niisugune saunaväsimus, ehk sa oled ilmselt ise ka proovinud, et kui sa lähed saunast välja, siis pea uimane natuke. Pea käib natuke ringi, aga see on tegelikult tingitud hapniku puudusest. Et mida nüüd saunum teeb? Ehk ta võtab ülevalt selle veeauru siit ülemisest kihist ja segab alt võetava õhuga ära. Ehk sul on kogu aeg õhku hingata, kogu aeg on hapnikurikas õhk.